siis ma lubasin ju. Ja siis oli niimoodi, et elu keerdkäigud, ma jäin sinna ülikooli tänavale üksinda. Elu oli niisugune, et üksi kodus, midagi näppida ei ole, kedagi näppida ei ole, eks üksi kodus. Ja noh, ja siis hakkasin näppima kitarri. Ja noh, siia ma olen näppinud kitarri. Aga noh, selles mõttes, et selles on mul on hea meel selles mõttes, et ma nüüd ikkagi mingis mõttes seda lubadust olen täitnud, eks, mis ma lubasin. Et ma ikkagi kitarriõpingugi Vene Kroonus ei saanud õpitud, aga ma siis hiljem hakkasin. Vanas mõttes on 30, 35. 30 hakkasin mängima. Ja 29, 30. Paar sõna ka, et Jaanus räägib umbes niimoodi, mina mingi kitarrikorüfee, eks ole. Ma lubasin, kurat, ma ei teinud, nüüd ma olen ära teinud. Ega mina olen ka pilistaja, ma ei tea, et tänase seisuga on teinud olukord niimoodi, et sellel vennal on salves, ma ei tea, kui palju lugusid, eks ole, ja ma siia tunnis vaatasin, hakkasin vaatama neid sisselindistusi, mis sul on niimoodi, et jäädki lugema neid, eks ole. Ja noh, ma vaatasin täna ka seda lugu, mis sa sissejuhatuseks tegid, et isegi kui ilusat üleminekut sõrmitsemisel sul on, et ma isegi ütleksin niimoodi, et ta täna palju paremini mängib kitarri kui mina, eks ole. Bluusi vastu ei saa. Ei noh, mis bluusi vastu tähendab, ma surun teie ootused maha, siin ei tule mingisugused pojad ja ma ei tea, mis iganes, eks. Et me lihtsalt püüame noorpõlve aegu meelde tuletada. Jaanus tegi ettepaneku, et mängiks paar lugu, püüame selle asja ära teha, nii et eks te pärast siis vilistate või kaksutate, eks ole. Hästi. See lugu on siis peretülist sündimus. Hinged kandke kuust mehest, sa seisad seal mulle. Me hinged väsinud läbi käidud teest, sa seisad seal mulle. On kohtumise hetk, sa seisad seal pole, on liiga pikaks jäänud üks ilmuse retsk. On liiga pikaks jäänud üks ilmuse retsk. Sa seisad seal mulle veel. Me hinged said kokku sõnatul keelel. Sa seisad seal mulle veel. Me hinged said kokku leppival meelel. Sa seisad seal mulle ja võrsub armuseene. Ma seisan siin poole, vahel